Miks sa liitusid programmiga Järgmise taseme mina ettevõtjana? Mis oli sinu ootus sellele programmile? Sellel hetkel, kui ma selle programmi tutvustust lugesin, ma olin jõudnud sellisesse punkti, kus mulle tundus, et olen natukene tupikus. Ma ei liigu edasi. Mu saavutused ei ole sellised, mida ma sooviksin ja tahaksin. See kohe kõnetas mind. Ja kuna ma olin osalenud ka ühes tasuta programmis, siis mulle tundus juba sealt Kadri tuttav, kelle juurde minna edasi järgmisesse programmi, pikemasse ja põhjalikumasse. Sul olid ka mingisugused hirmud või kõhklused selle osas, et kas liituda või mitte? Kõige suurem kõhklus oli ainult sellega seoses, kas ma jõuan 3 kuud ilusti ree peal püsida. Kuidas on selle ajaga, aja planeerimisega? Kuidas sa tunned, kas see programm sisustas su aega või vabastas su aega või kuidas ta aitas sellest planeerimisest paremaks saada? Ta aitaks paremaks saada selle võrra, et sellised päeva ja nädala ülesandeid said väga konkreetselt paika, millal midagi teha. Ja iseenda jaoks ma otsustasin kohe ära, et minu selline õppimise aeg jääb hommikusse. Ärkasingi 5:30 või 6, et kuulata ära videod ja täita töövihikut. Ja mina kui tubli inimene tahan kogu aeg ikkagi see, mis ma olen eesmärgiks võtnud, ma pean selle täitma ja võimalikult hästi täitma. Aga kuude edenedes see 3. kuu oli eriti raju, võiks öelda. Ma isegi ei jõudnud kõike hommikul, vaid isegi pidin tükeldama niimoodi, et tegin õhtupoolikul ka natukene, sest töövihik mulle tundus läks nagu pikemaks. Või need küsimused olid sügavamad, et pidi rohkem nagu mõtlema, ei saanud niimoodi kohe esimese hooga neid kirja ludinal panna. Ehk et sinu jaoks töötas see kõhkluse lahendamine just läbi selle, et sa valisid aja, sa otsustasid, sul oli ajaplokk selleks päeva sees ja kuna me iganädalaselt kohtusime ka Zoomis, siis need tegevussammud said nii konkreetseks ja ajaplaani kohe kirja, nii et ei tekkinudki küsimust, et mida ja kuidas, vaid et jah, ma teen ära. Ja ajaplaan sai nii kindlalt paika ja ma püsisin selles graafikus. Mis sulle Järgmise taseme mina ettevõtjana programmi juures kõige rohkem meeldis ja kasulikuks osutus? Kõige rohkem tegelikult mulle meeldis, et see grupp oli nii väike ja võiks öelda, et me saime selles grupis sellise väga individuaalse lähenemise osaliseks, mis suuremates gruppides täiesti puudub. Osad saavadki olla seal lihtsalt olla, aga siin ei saanud lihtsalt olla, et sa lihtsalt oled, vaid sa olid kogu aeg fookuses. Ma olin kogu aeg tähelepanus. Ma ei saanud ära nihverdada ka ebameeldivatest või mis ebameeldivatest, ebamugavatest küsimustest, mis läksid minu sisse natukene sobrama, et avastada sealt sellised paradigmad ja sellised isiklikud vastuolud ja takistused ja uskumus panevad mitte ainult mulle, vaid ka kellelegi teisele jala taha ja sealt uuesti nagu üles tõusta võib olla keerukas. Kuidas Järgmise taseme mina ettevõtjana eristus teistest ettevõtjatele loodud grupiprogrammidest? Minu arust ta eristus ikka väga tugevasti ja eristus just eelkõige läbi selle, et oli coachingu vormis. Need küsimused aitasid nii hästi leida üles need valupunktid. Pluss siis veel see, et olid sinu enda isiklikud jagamised. Et sa ei hoidnud midagi seal tagasi ega saladuses. Sa julgustasid läbi enda tegevuse ja läbi oma praktika ja läbi oma kogemuste meid ka praktiseerima, katsetama, uurima, vaatama, et kuidas meie puhul see toimub, sest iga ettevõte on erinev. Ja et sa nii südamega selle andmise ja jagamise, juhendamise ja coachimise juures olid, see oli näha. See oli tunda läbi ekraani. Seda on nii tore kuulda.
millise lisaväärtuse andsid need iganädalased grupiga Zoomi kohtumised, mis tegelikult me planeerisime tunniajasteks, saime aru, et 1,5 tundi on miinimum ja vahel isegi läks kuni 2 tunnini, sest lihtsalt nii huvitavaks jagamiseks läks. Kuna nendel kohtumistel sai üksipulgi kõik asjad läbi arutatud. Need kohtumised osutusid nii inspireerivaks, et ma läksin kohe läbi sellise power'iga sealt tegevusse peale seda. Ma mäletan jah, vist oli lausa selliseid hetki, kus harva me kohtusime küll õhtuti, aga kui see juhtus, siis oli see, et kahju, et päev läbi hakkab saama, nüüd tahaks tegutsema asuda. ja, et need õhtused olid jah sellised, et oleks tahtnud kohe tegevusse hüpata sealt peale seda. Aga minu loomus ja olemus on selline, mis ei taha enne magama minekut niisugust erutust või sellist hästi tugevat mõttetööd. Siis ma ei saa magada, ma ärkan keset ööd üles ja ka siis arutlen tööasju. Väga õige ja ma arvan, et see programm aitab ka veel rohkem hoida seda iseennast ja seda iseolemist, mis on meile naturaalne ja okei. Sa alguses ütlesid, mis on sinu ootus programmile. Kuidas sa tunned? Millisel määral see sinu eesmärk ja need ootused täitusid? Ja see on selline trikiga küsimus praegust minu jaoks. Sest kui ma tulin programmi, siis mul olid ühed ootused. Ja programmi käigus need hoopis muutusid ja ma sain julgust juurde minna selles suunas, kuhu ma tahtsin, aga minu alateadvus hirmu tõttu ei lasknud astuda nii intensiivselt. See eesmärk, mis sai programmi vältel loodud, ei ole täitunud, kuna see on pikem eesmärk. Siis ma ei saa öelda, et kuule, et nüüd mul ei täitnud programm eesmärki, täitis küll. Aga kuna see on pikamaajalisem, siis need sammud, mis ma astusin selles suunas, selle aja jooksul, need said täidetud. Miski oli selles programmis ka üle ootuste? Üle ootuste tegelikult olidki mitmed asjad. Just see, et need töövihikud olid nii mahukad. See materjal oli nii mahukas. Need kohtumised olid nii sisutihedad, sellised ausad jagamised, selline nagu läheduse loomine ka grupi liikmega, kes läbis seda koos minuga. Väga suure lisaväärtuse andsid külalised, kes tulid nii väiksele grupile esinema. Olid oma ala spetsialistid, viisid ennast kurssi enne meiega kohtumist, et mis on meie ootused, mis on meie küsimused, mis on meie valukohad ja vastavalt selle kohtumisega üles ehitasid. Ja nii personaalsed, kui nii vähe inimesi saab korraga olla, on ju. Täielik eksklusiivsus. Millise tulemuse või teadlikkuse või väärtuse võrra rikkamana sa tunned, et lõpetasid selle programmi? Kõige suurem väärtus tegelikult ongi enesekindluse kasv. Ükskõik, mis tasemel ettevõtja ei oleks, siis kõigil tasemetel on erinevad komistuskivid, omad hirmud, kartused, ületöötamise oht. Minul eriti, töönarkomaan. Ja et kui sealt sabast nagu kinni saab, siis see on väga suur väärtust. Sellepärast, et kui sa oled puhanud, siis sa oled palju produktiivsem. Ja ma peaks omale täitsa loosungi panema väikse sildikese kuskile iseendale ka, et meeldetuletuseks. Et see programm oli juba selles osas ka väga hea meeldetuletus. Puhkus võrdub produktiivsus. Just. Ja õnneks on sul nüüd pastakas, millel on kirjas, mina ise olengi enda kõige tähtsam projekt. Ja siis on hea meelde tulla, et mida mina ise vajan, on ju? Just. Et see oli ülihea lause. Mulle väga meeldis see. Milline väärtus oli sinu jaoks ettevõtlusalastel teemakäsitlustel, mida tõstatasin nii mina oma kogemuste läbi kui ka siis külaliseksperdid? Ettevõtjana ma sain väga palju infot selle kohta konkreetselt, et kuhu suunda
seada oma sammud, millisesse platvormi paigutada oma toode, teenus, millises platvormis rohkem mida postitada, kas videod, sõnumina, pildid, konkreetsed nipid, kuidas tutvustada iseennast, kuidas rääkida lugusid, milliseid erinevaid äppe kasutada, miks see äpp on parem kui teine äpp. Sellised konkreetsed suunaviidad on mul talletatud ja ma saan seda korduvalt üle vaadata. Ja see on väga suur boonus asja juures. Sest inimese meel on juba selline, et ta ei suuda talletada kõike korraga ja kõike korraga ka töösse võtta. Ja see järelvaatamine nende konkreetsete sammudega, neid läbi tehes, neid korrates, on võimalik saavutada ettevõtjal tõeline edu. Päris käega katsutav. Väga kihvt ja sa mainisid neid äppe. No need tõesti, see on see koht, mida me saame delegeerida, automatiseerida, enda jaoks lihtsamaks teha. Ja kusjuures tegelikult isegi selline nüanss, et mida siis ja kuidas delegeerida, kui palju, kui suur peab olema eneseusaldus, et teisele inimesele jagada neid ülesandeid ja kuidas jagada, millal, kui palju, millises mahus. Et kas see on kasv ettevõtjana ja kasv inimesena? Jällegi, 2 ühes. Täpselt. Ja samal ajal ettevõtjana me vajame seda delegeerimist selleks, et me saaksime kasvada, vastasel juhul me jäämegi toppama sinna ühe koha peale. Millise muutuse tõi selle programmi läbiviimine sinu ellu? Ta tõi mulle uue suuna, mitte uue, minu kõrvalsuuna, mis paistab ka minu tagataustalt rohkem fookusesse. See programm tõi mulle väga palju erinevaid koolitusi, millele ma juba programmi lõppedes ennast kirja panin julgemana. See tõi ka minu panuse hinnakasvu, sest ma tean, et ettevõtjatel on keeruline hinda tõsta. Et kas see panus ja hind on tasakaalus. Ja jällegi, et ettevõtte kasvades see küsimus ei kao mitte kuskile ära. Seda enam, et sul oligi seda vaja, et see, millega sa peamiselt tegeled, see oleks õiglase hinnaga selleks, et sinu uus ettevõtlusvorm, see, mitte küll otseselt uus, aga see, mis ei ole täna veel nii suurelt laivi läinud, et see saaks laivi minna, siis oli see niivõrd oluline otsus, on ju. Ja see oli väga oluline otsus ja midagi ei juhtunudki. Just. Vastupidi, läks oodatust veel paremini. Ja läks oodatust veel paremini, aga et jällegi sellest lävepakust nagu üle astuda, siis see programm aitas ja koos Kadriga sellele nagu ülihästi kaasa. Kellele sa soovitaksid seda programmi? Ma soovitaksin seda programmi sellisele ettevõtjale, kes alles alustab ettevõtet, kes on isegi alles nagu lapse kingades. Ta on mingid sammud astunud, aga ta ei tea veel täpselt, kuidas, mismoodi, millal, on ebakindel, siis see laseb astuda väga suure sammu edasi. Aga see programm sobib ka neile, kes on juba olnud aastaid ettevõtja ja on jäänud kuskile takerduma, et sa suudad nagu rohkem, sa tead, et sa suudad. Sa laias laastus tead oma suunda, mida sa tahad. Aga millegipärast ikkagi ei arene asjad edasi ja sa ei tea täpselt, mis see sinu takistajaks on. Siis see programm toob väga selgelt esile need takistavad suunad, faktorid ja sinu enda, kes sa paned ise endale jala taha, et ettevõtja on ise fookuses. Ja siis toob nii selge pildi sul põhimõtteliselt ette ja sa lähed edasi sealt. Nii et täiesti, et on alustav ettevõtja ja juba on aastaid tegutsev ettevõtja. Mõlemale on see, sest mõlemad saavad võtta siit oma suunad, valikud, enesekindluse, sest isegi kui sa oled olümpiavõitja, ka siis sa kahtled. Täpselt.
ükskõik kui edukaks me ka ei saa, meil jäävad ikka need mingisugused sahinad sinna sisse, et aga ja samal ajal see tunne ja kutse, et ma saan veel enamat teha. Ja, sest iga uus arenguetapp on ebamugav. Ja mida ebamugavam, seda rohkem sa tegelikult tead, ahaa, siin ongi see arengukoht. Kuidas jäid rahule programmi läbiviija, coachi ja mentori Kadri Keermega? No Kadri Keermet ju täitsa iseloomustaks selliste ülivõrdes sõnadega. Nii soe, avatud, naerusuine, humoorikas, väga professionaalne, väga hästi hammustad läbi selle koha, kus on just vaja seda õiget küsimust küsida. Ja mina kui sihuke nihverdaja natukene, nihverdan mingitest küsimustest eemale, siis ta sujuvalt suunab su nii pehmelt ja taktitundeliselt selle küsimuse juurde tagasi. Ja sa pead ikkagi sellele vastama. Aga see vastus ongi kõige magusam, kõige olulisem, kõige tähtsam. Ja need nädala sees olevad kohtumised, mis osutusid täiesti nagu personaalseteks kohtumisteks üks ühele. See on ju hindamatu. Kuidas tunned, kuidas on programmist saadud väärtus vastavuses sinna pandud ajalise ja finantsilise investeeringuga? Ajaline investeering on täiesti piisav. See 3 kuud on piisavalt lühike, aga samas piisavalt pikk, et seda kõike läbida. Pikem ta võiks olla võib-olla ainult sel juhul, kui sügavamalt mingit teemat veel sügavamalt mingit teemat käsitleda. Aga see tempo on minu arust päris paras. Finantsilises võtmes tegelikult me saime rohkem, kui see tasu ise oli, sest need coach'id, et kui vaadata hinnaklassi järgi, mis sul Kadri seal on, siis ja võtta kalkulaator, siis ei olegi mingit küsimust, et kas oli õige hind või oli ta vähe või tegelikult oleks võinud täitsa rohkem olla. Sest sellised personaalsed lähenemised ja veel järelkohtumised, järelkajad ja järelsuhtlemised, need tunduvad nii olulised, tähtsad, selle tõttu oleks võinud täitsa see hind olla kõrgem. Esimese hetke pealt, mis mõte tuleb, mis nüüd tagasi vaadates võiks olla see hind sellisel programmil? Ma mõtlen isegi praeguse seisuga 1200 kuni 1500 ja ma mõtlen, kui ongi konkreetne see programm, ikka mingi 1500. Kui sa peaksid selle programmi vaid paari sõna või lausega kokku võtma, siis mida sa ütleksid selle kohta? Kuidas see kõlaks? See on raske küsimus. Ei ole võimalik paari sõnaga kokku võtta. Aga mis sa tahaksid, et jääks kõlama üleüldse kogu selle programmi lõpetuseks? Programmi lõpetuseks ma ütleks, et selline uus restart kuluks ära igale ettevõtjale. See oli nagu täispakett. Tahad sa midagi veel lisada? Kui te veel kahtlete selle täispaketi vastuvõtmises, siis mõelge ümber. See tasub ennast kindlasti ära. Ja kuhjaga ja rohkemgi veel, kui sa arvatagi oskad. Kui sa seda kõike kaasa teed, täidad töövihikut, võtad osa Zoomi kohtumistest, siis ma pean noogutama, mitte pead raputama, et see on ideaalne võimalus tuult tiibadesse saada ja lendu minna. Aitäh sulle, Ülle! Palun!